Tere tulemast ETV saatesse Maahommik. Täna me räägime erinevatest teoliikidest Eesti põldudel. Ma tegin nalja. Me endiselt räägime etslogistikast. Miks mitte keegi ei naernud mu naljale? Viisakas oleks. Tegelikult ma tüdrukud küsin sellise küsimuse teilt. Ilma filtrita. Maria, sina tulid etsi 4 aastat tagasi. 3 ja natuke peale. No, ümardame 4. Ma olen Reaalgümnaasiumis käinud, seal alati öeldi ümarda üles suva, mis lähtenumber on. Tervitan oma matemaatikaõpetajat. Kuidas sa muutunud oled? Ütle ausalt. Ma olen julgem, enesekindlam. Suhtlemisaldis olin ma vist 3 aastat tagasi ka. Väga. Natuke võib-olla mõtlen asju ette, samas kohati mitte. Mida sul lähedased on öelnud, et sa oled nii muutunud selles ja selles? Ma ei oskagi praegu tegelikult midagi konkreetselt välja tuua, sest mu tutvusringkond on võib-olla selle 3 aastaga ka päris palju vahetunud. Oho, töö pärast oled siis pooled sõbrasuhted läbi lõiganud. Kuna sa oled no-lifer, kas sa pead seda silmas? Pigem ma just valin enda ümber nüüd inimesi, kellega ma tunnen ennast hästi ja võib-olla paremini. Ma olen seadnud endale mingid konkreetsed piirid, et täpselt nagu töölgi seda tihtipeale tuleb nagu teha. Meie töös on hästi palju lepinguid, juriidikat, vahel ka vaidlusi. Kuidas sa tunned, et sa eraeluliselt oled muutunud nendes asjades pädevamaks? Olgem ausad, me eraeluliselt ju võtame laenu, sõlmime telefonilepingut, abiellume, lahutame, et kuidas sa nagu nendes asjades, ma ei räägi, et ma ei kutsu sind lahutama, aga ma tahan küsida, et kuidas sa nendes asjades oled teadlikumaks saanud? Ma olen väga strikt, hästi strikt olen dokumentide, lepingute, asjade osas, et mehel mingid dokumendid kuskilt tulevad, mingid pakkumised tulevad, siis mina olen see, kes kõik need asjad nagu läbi loeb. Ja mina ütlen, et kas see on ok või ei ole ok, et samamoodi nende läbirääkimiste asjadega, hinna läbirääkimised, kuna me tööl teeme seda ju kogu aeg, siis ilmselgelt ma kasutan seda oskust ka eraelus. Ehk siis see, mida me igapäevaselt siin teeme, sellest tuleb nii palju kasu ka eraeluliselt. Et ma nüüd oskan ja julgen öelda oma arvamust, julgen küsida hindasid alla, vahet ei ole, kas on mingi telefonileping või mis iganes siuksed asjad on ja, et kodulaenud või mingid sellised teemad, et hästi strikt nende osas just. Tundub, et sa oled õigel ametikohal, sa ütlesid umbes 160 korda strikt hetkel. Ehk siis reklaam, Maria on meie operatsioonide keskuse tiimijuht, sa oled väga õigel kohal, ma tänan sind panuse eest. Kellele meeldis see, mis ma hetkel tegin, subscribe ja hashtag. Lene, sa õpid praegu ülikoolis. Ja olgem ausad, sa oled päris keerulistes operatsioonides meie töö juures sees. Sa näed päris palju keerulisi lepinguid, rahvusvahelisi. Kuivõrd sul ülikoolis on olnud sedasi, et meil mingi selline teema on töö juures olnud või samalaadne, on tekkinud mingisugune samastus? Mul just kevadel siin üks aine tegelikult oli, mis siis põhines ka nii-öelda selle võlaõigusseaduste ja nende seaduste koha pealt, mis me ka siis tegelikult töös kasutame. Et siis tegelikult seal oli päris hea, kui sirvid seda, siis vaatad, et see on tuttav, seda on meil vaja, et tegelikult tuleb neid ette küll. Ehk siis ma just mõtlengi seda, et mina ise väga igatsen seda, mina olen logistikat õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ja väga oleks tahtnud, et oleks saanud paralleelselt siduda õpingut ja seda, et see on hästi kihvt kuulda. Kuidas sina muutunud oled? No kindlasti julgemaks. Kui siin nüüd ausalt rääkida, siis võib-olla mõned aastad tagasi ma olin tegelikult väga siuke häbelik. Ma arvan, et kui ma olin mingi 15 või 16, ma olin ikka see vend, kes helistas emale, kuule, palun helista nagu arstile, panen mul aeg kinni nagu, siis nüüd selles mõttes kindlasti seda julgust on tulnud juurde ja enesekindlamaks ka, et enam ei ole see, et peab emale helistama, et kuule, palun tee see asi ära mu eest. Aga minu hinnangul sina oled üks kõige kõvematest telefoni rääkijatest selles mõttes, et hääl sul küll ei värise. Et kui see tegelikult ka nii on, ma ei ole kusjuures seda varem niimoodi täheldanud, et sa häbelik olid helistamise mõttes. Aga see oli ikka mu suurim hirm kunagi, ma ei julgenud isegi poes minna vist suuremat jalanumbrit küsima, et andke mulle palun töötasse. Andsid telefonit, rääkige mu emale, et tema räägib. Siis nüüd ma olen nagu see, kui mu pakk kohale ei jõua, siis sa oled nagu mingi kulge.
kus mu kaup on. Et võtan võssi välja ja hakkab juhtuma. Eliise, no sina oled küll muutunud. Ma ütlen ausalt, seda ma ka nagu tajun. Aga ütle nendele ka, kes praegu vaatavad, et mismoodi sina siis muutunud oled? Nüüd, kui me kerime tagasi 4 aastat, sa oled 4 aastat olnud? Veidi üle 4. 4 kopikatega, nüüd ümardame alla, sellepärast, et oli üks teine matemaatikaõpetaja, kes keskis alla ümardada. Kuidas sa muutunud oled? Palju. Suhtleja ja avatud olin ma kogu aeg, aga nüüd on jah, ilmselt võib-olla seda eneseteadlikkust tulnud juurde, erinevate inimestega suhtlemist, endas seismist ja kindlasti palju-palju tasakaalukam ja rahulikum, et kui ma siia tulin, siis ma olin ikka selline, et plirts-plärts igal pool tahtsid olla, kõiki tahtsid aidata, kõiki tahtsid teha. Ja selline võib-olla kõigi jaoks olemas olla ja... Kas see vastab tõele, ma eeldan, fakti teadmata, et sa pigem oled oma suguvõsas see inimene nüüd, kellele justkui nagu tahetakse asju lükata, sest sa oled hea organiseerija ja sa oled strikt? Ei no see on kogu aeg olnud, aga lihtsalt nüüd ma oskan võib-olla delegeerida mõned asjad kellelegi teisele, ehk siis, et ma ei võta võib-olla kõik enam nii palju enda kanda. Ehk siis mina ka nagu kõrvaltvaatajana, kuna mina tulin siia ettevõttesse varem, tegelikult täitsa algusest peale, siis olete kõik muutunud. Ja huvitav on see, et minu jaoks kõige keerulisem asi siin töö juures on oma emotsioonide juhtimine. Kui ikka viskab kaane pealt ära, kolleegi pärast, partneri pärast, kliendi pärast, lihtsalt on kehv film, päike hakkas paistma, nägite, siis just see, kuidas te oma emotsioonidega toime tulete. Ma mäletan, et ka teie omavahel raksutasite. See oli 2 aastat tagasi. Ikka korralik andmine käis. Aga nüüd kuidagi olete äga professional, et siis, kui on pallimäng, siis te mängite kirglikult ja siis, kui on olukord läbi, siis te tulete sellest välja, lähete koju, olete professionaalid. Jah, seda ma tahtsin ka tegelikult öelda, et just see, et me ei jää nendesse negatiivsetesse olukordadesse või negatiivsetesse emotsioonidesse kinni, vaid tuleb uus päev, jätkame nagu täiesti algusest. Alustame täiesti algusest. Et need negatiivsed emotsioonid, kuidagi on tulnud see oskus need negatiivsed emotsioonid nagu tagasi keeta. Et see on ka väga oluline oskus. Ja eraeluliselt sa ka nagu mõtled ette, et kas on olukord, mille pärast on mõtet endast praegu välja minna, kellegi teise tuju ka võib-olla kaasa tuua, et pole pointi mingite mõttetute olukordade pärast. Me võtame nüüd saataja kokku, kuna meil on ikkagi makstud televisioon, siis ma võtaks üleskutsega kokku niimoodi, et kui sa, see, kes sa praegu video vaatad, kui sa tahad nii, et sa lähed lifti, lift tõuseb ja sa tuled välja nagu Liis Lemsalu või Ott Lepland, siis kandideeri meile, sest täitsa siiralt, kõik, kes siia on tulnud, kihvtid inimesed, see ongoing areng, see on ülinauditav tegelikult ka kõrvalt vaadata. Ja te just inimestena muutute jälle šefiks ja asiseks. Et siiralt, tulge liituge meiega. Ja endiselt mul on palve, kui teile meeldis see, mis te nägite, palun pange subscription, mis veel tuli panna? Like, follow ja hashtag #etslogistics forever, best life ever in Rakvere City. Okei, selle nali võtame selleks korraks saate kokku, aitäh külalistele.